Peeter, aitäh, et sa olid nõus võtma aega täna hommikul ja rääkima seminari taasavamise loost, kus sinul oli väga suur roll ja me tänane vestlus käibki selle aja ümber ja võib-olla vaatame sealt edasi ka sellesse, mis siis peale taasavamist tuli. Aga ma tahaks alustada mõne küsimusega su enda kohta, et sina olid üks neist 3 noorest mehest, kes Ida-Saksamaale Robert Võsu poolt õppima saadeti. Ja. Kui sa mõtled nendele aegadele tagasi, mida see sulle andis ja mis on sind üldse mõjutanud teoloogia õppejõuna? No, see andis palju, aga võib-olla me peaksin ka veel rohkem minevikku minema. Mu vanemad olid usklikud, sain ise küllalt noorelt usklikuks ja võib-olla, mis mind ka siiski rohkem mõjutas, oli see, et ma töötasin Tallinna Vabariiklikus onkoloogia dispanseris ja seal tuli ka näha inimesi nende vaevades ja siis mul oli võimalus ka mõne lahkamise juures olla ja see inimese kaduvus ja teisest küljest teadmine, et Jumal on siiski saatnud Jeesuse siia maailma. Need mõjutasid. Ja siis seal dispanseris oli nagu tuleviku väljavaateks saada teadlaseks isotoop kiirguse küsimustes ja selle diagnostika küsimuste suhtes. Aga siis tuli sisemiselt ka kutsumus ennast ette valmistada vaimulikuks tööks. Võimalus oli ka Oleviste koguduses kõneleda seal mitmes töös ja ametis kaasa teenida. Aga siis lõpuks tuli ka see, et peaksid minema Rakverre koguduse vanemaks. Ja seal töötades, seal oli võimalik ka neid 50 aastate lõpu konspekte uurida, oli võimalik paar eksamit teha seal Tärgile ja Olvikule ja hiljem ka siis Robert Võsule ning tekkis võimalus Moskvasse minna kaugõppekursustele. See sai läbi võetud. See avardas palju pilku ja näitas ka meie vendluse mitmekülgsemat külge. Ja siis vend Robert Võsu suutis organiseerida meid 3, Joosep Tammo, Hermo Jürma ja mind Pukovisse, Saksa Demokraatliku Vabariiki. Ja seal ta andis meile ka igale ühele oma suuna, mida me peaksime süvendatult õppima, et siis võiksime võib-olla, kui asjad avanevad, ka õppejõududena tegutseda. Joosep sai siis süstemaatika, Ermo sai Vana Testamenti ja mina sain siis Uue Testamendi põhiaineks. Ja eks seal nähes ka sealsed Saksamaa koguduste tööd, kogedes ka, kuidas seal seminaris õpetatakse, kogedes ka üsna individuaalset õpet, eriti Adolf Pooli juures, siis pikkamööda küpses see väljavaade tõepoolest on Jumala kutsumus mulle kaasa töötada meie liidu vendluses. Ja kui siis ajad paranesid ja muutusid ja siis oli tõepoolest võimalik vastata sellele kutsele, et olla seminari avamise juures ja kaasa töötada seminaris. Nii võiks see lühidalt olla. No ma tahaks küsida, kui kergelt see otsus meie liidule tuli, et oma kool avada, et kas sa pidid väga palju veenma või oli see valmisolek juba mitmete inimeste südames, kas sa mäletad? Natuke mäletan ja kui palju mina pidin veenma, see on teine asi, aga vend Robert Võsu, kes oli omal ajal siis meie liidu presbüüter, vanem presbüüter, tema
oli üks väga oluline entusiast selles ja tema koos Arvo Tarderiga ajasid ka selle võimaluse Saksamaal õppida. Ja Robert Võsu unistus oli, et meil on ka vaja ikkagi seminari. Ja sellega läksin ma kaasa küll. Tõsi küll, mitte kõik meie liidu juhtivad vennad ei olnud väga selle poolt. Ja üks argumendiks oli, Moskvas ei ole veel seminari. Ja kuidas meie võime siis enne Moskvat seda teha, et selles võib tulla suur pahandust, selline pahanduse kartus oli. Aga olen väga tänulik tolle selle usuasjade volinikule, kes siis ütles, et mina luban. Mina tahan, et võite teha, mina luban. Ja siis võttis küll veel hulk aega, kuni vennad ka nõusse jäid ja siis saigi juba 89. aasta kevadest võtta liidu juhatuse otsusega suund seminari avamisele ja siis tuli hakata ka õppekava koostama. Need ülesanded langesid mulle ja võib-olla, et kuna minul oli kõige kergem või meie kogudusel Rakveres oli kõige kergem leida uut koguduse vanemat, siis ka seminari juhtimine, see kohustus tuli mulle. No ega see kerge töö ei olnud, mida sa võtsid. Hästi palju tuli nullist üles ehitada, et mida see sulle tähendas ka oma isikliku ja pereelu mõttes, see rektori töö? Eks pereelule oli see raske küll, seda ma sain aru. Sellepärast, et paljud koormad juba Saksamaal õpingute ajal langesid ju tiiule ja meil oli siis seminari alguseks juba 4 last. Ja nad käisid siis koolis ka ja nii et see oli tõsiselt raske. Ja kuna see meie elupaik oli Rakveres, siis see sõitmine, iganädalane sõitmine ja ka öömaja leidmise küsimus, et see oli kõik väga keerukas. Sai otsida küll, kas siia leida Tartusse elupaika või see ei läinud sugugi libedalt. Ja mingil ajal siis mu tervis, mis oli juba enne üsna nigelaks läinud, see ütles üles, nii et pidin siis ka oma rektori ameti maha panema. Et seda see tähendas. Jah, et tuli ka ohvreid tuua, et ei olnud ainult hea. Tuli küll, jah. Tuli küll, aga see kutse selgus ja Jumala lähedalu ja see kogemus oli küll väga tugev. Ja täna me oleme nii tänulikud, et sa seda tegid sellel ajal. Mis sul abiks oli, mis sind julgustas? Sa nimetasid kutse selgust, aga kas oli veel inimesi su kõrval, neid, kes tulid sul appi? Keda sa nimetaksid selleaegsetest kaastöölistest? No jälle tuleb nimetada kõigepealt vend Robert Võsu, sest tema tugi ja see oli väga oluline. Tõsi, selleks ajaks, kui juba seminar sai avada, oli tema tervis ka aastad ja tervis ka juba niimoodi viletsamaks läinud. Aga oli koolivennad, eriti Ermo Jürma. Tema oli tõesti väga suur tubli abiline ja mõned veel. Ja kui oli seminari ehitusega tegemist, siis Ruudi Leinus oli ehitusküsimustes suureks abiks. Tõnu Veebel, nemad olid väga abiks. Aga jah, eks oli vastasid ka, sellepärast et öelda, et milleks küll seminari, et noored inimesed niimoodi siduda õppimisega, nad peaksid tööd tegema. Nii et küll Jumala vaim juhib ja aitab, et nad tehku kõigepealt tööd ilusasti koguduses ja seminar, oleme saanud rida aastaid ilma selleta ja küllap saab edasi ka, et sellist asja oli ka, kõik ei olnud päris ühtmoodi. Aga siiski
olid jah, head sõbrad ja vennad, õed, kes siis siin kaasa aitasid. aga see ilmselt pani sind mõtlema, kui küsiti, et noh, miks seda siis üldse vaja on, et mis sinu meelest on teoloogilise hariduse kõige suurem tähendus ja funktsioon? tähendab, tollel ajal ma sain aru, et vendadel jagub piibli tundmist vähe. Et mina olin võinud juba õppida, Ermo ja Joosep ka seal Saksamaal, me saime palju head teada, et just õppimise kaudu on piibel palju mõistetavam kui muidu. Ja kui kuulata siis mitmesuguseid jutlusi, siis vahel käis ikkagi südamest valu läbi küll. Kuidas eksiti pühakirja mõtte vastu. Su alust üks lugu tuleb meelde, kus jutlustaja siis rääkis, et tuleb alustada vanematest ja ta kasutas seda väga positiivses mõttes, et tuleb koguduse tööd ja liidu tööd alustada vanematest. Ja see kirjakoht, mida ta kasutas, seal oli tegelikult kohtukirjakoht. Ja selles mõttes, et pidi minema mõõgaga mees, kes pidi hakkama karistuseks seal juute tapma. Ja oli korraldus alusta vanematest, preestritest ja seal vanematest, nii et tapa, ilma armu heitamata. Sellepärast, et Jeruusalemmas oli asi ikkagi väga käest ära läinud küll. Nii et kui neid prohveteid lugeda, ikka väga kitsas südames. Ma praegu ka just loen Esekelit, enne lugesin Jeremiat ja masendav. Ja nüüd seda kohtukirja kohta niimoodi kasutada, et kohut midagi ei ole, vaid et tuleb nüüd üles ehitada. Aga mitmeid muid juttusi ja ma ka kohtusin, kus ei ole õieti tabatud seda piibli mõtet. Ja on vaja, et meie vennad, kaastöölised, vaid ka rohkem piiblit tunneksid. Siis asi võiks meie liidus palju paraneda. Väga hea, nii et sa ütled, et see on eelkõige piiblikeskne funktsioon, et piiblist paremini aru saada. Ja piiblikeskne ja nii oli ka alguses just suhteliselt palju just piibliaineid. Ja ma mäletan seda aega. Aga Peeter, ma ei saa siin küsimata jätta, olles ise taasavatud kooli esimese lennu üks õppijatest, et mis mulje me alguses oma grupiga teile jätsime, et te olete vahel niiviisi pool naljaga öelnud, et ega me liiga lootusandev grupp ei olnud, et kuidas sellega oli? Liiga lootustandev ei olnud, jah. Tollane vanem presbüüter tuli minu juurde, ta küsis, oli kas avada või mitte, sest et see avamine lükkus natuke edasi ka ja ta ütles, et kui Peeter, ei ole ju seminariste, ei ole ju õppijaid, kes õpiksid. Need nimed olid juba tegelikult olemas, kellega me läksime ka juurde, aga ta lihtsalt ei suutnud uskuda seda. Nii et võib-olla see just õrritas mind, et küll Jumal aitab, küll ta teeb. Sellepärast, et ega näiteks Pukovis ei olnud ka mitte kõik helged pead. See oli ka küllagi neid probleemseid tudengeid või siis ka Moskva kursustel, kus oli üle liidu noori mehi koos, ikkagi oli ka omad probleemid. Et ma väga lootusetuna ei vaadanud kogu grupile, aga vahepeal eriti ühe suhtes oli küll küsimus, kas ta lõpetab või ei lõpeta. Lõputööd ta ei teinud lõpuks, aga tegi eksami, lõpueksam ja selle tegi ära ja tubli mees praegu, et pole viga, täitsa. Ja eks
üks on praegu liidu president, üks on praegu kooli rektor ja üks lõpetaja on praegu siin Kõrveküla kooli direktor, et ega. Aeg teeb asja. Jaa. Siis ma läheksin siit edasi, mingis mõttes võib öelda, et seegi lugu oli osalt jumala ime, et nendest alustajatest midagi sai, aga. Oli küll, jah. Aga et kas sa veel kogesid mõnda jumala imelist sekkumist või abi selles töös, kas siis koolijuhina või hiljem õppejõuna? No võib-olla tasuks siin nimetada Rein Ristland, kes oli siis USA-asjade volinik, nii-öelda riigivõimu esindaja. Tema niisugune suhtumine meie kooli ja abi, et me võisime kooli avada. Ja sellepärast, et niisugust normaalset teed mööda võib-olla ei olekski saanud avada, aga lihtsalt tema sõna peale, tema sõna maksis nii palju, sai pihta hakata ja pärast oli võimalik ka haridusministeeriumis saada kursuste korraldamise luba ja nii edasi sammhaaval läks. Nii et muidu Rein Ristland tunti üsna nii äkilise ja ägeda mehena ja ega ta usu poolt suurt ei olnud, aga miski asi oli teda muutnud. Ja seda ma usun küll, et siin oli suur jumala ime. Või siis ka seminari ehitus. See oli ka ikkagi suuresti jumala ime. Kui me otsisime, kuhu saaks üürida maja või osta maja või siis ehitada ka, siis lihtsalt Tartu linn andis selle platsi, kus siin Anne-Mõisa tänaval on. Ja tollel ajal lendasid siit üle rasked pommitajad, Nõukogude Liidu suured sõjajõud. Ja ega see mürin, kui nad siit lähedal startisid, see oli täitsa tõsine asi. Raadi lennuväli, jah? Raadi lennuväli, jah. Ja seal oli ikkagi just strateegiliste pommitajate üksused ja selliselt ja pärast seda ei midagi. Ilusti, rahulik, mõnus õppimise võimalus. See oli ka ikkagi tõepoolest jumala abi. Ja ma küll nägin, et see oli ka jumala juhtimine linnavõimudele, et nad just selle koha andsid. Ja see koht täidab oma õnnistust veel edasi. Veel palju aegu pärast. Täidab küll, jah. Või siis minu jaoks on nime ka see, kui oli sealt veel täitsa tüherma, ma seisin seal mitu korda, palvetasin seal. Ja üks unistus oli, sest koolis võiks olla ka üks kristlik raadio. Ja teine unistus oli, ma olin nii Rootsis kui Saksamaal käinud erinevates raviasutustes, kus just vanade inimestest hooldati. Ja nägin ka just Tabeas hospiitsi, kus surijatest hoolt kanti. Ja nii oli minu üks palve, et selline asutus võiks ka olla, üks hospiits. Tõsi, siis mu pilk oli teispoole teed, vaatasin sinnapoole, et seal võiks olla. Ja linn eraldas meile ka selleks maa, aga liidu juhid mõistsid, me ei käi üle. Rahaliselt just. Rahaliselt ei käi üle ja linn tollel oli ka siiski suhteliselt raskes olukorras, et ei saanud toetada palju. Ja siis jäi see ootama oma aega. Ja nüüd lõpuks paar aastat tagasi siis linn küsis, et kas seminar on nõus loobuma sellest projektist ja nad ehitaksid sinna midagi muud. Ja nii et spordile läheb see praegu. Ja nüüd Pereraadio sai ja nüüd Pereraadiol on ka uus ilus koht. Ja Pereraadio tegutses ka täitsa õnnistusrikkalt
ja praegu on see eluringi keskuse ehitamine, kus hoonet laiendatakse ja kus tema funktsioon saab just ka suuresti nii vanadekoduks, aga seal on ka lasteaed, saab olema kogudus jätkuvalt ja ka hospiitsi osa täitsa. See on minu jaoks kõik Jumala ime. Ja mõned palved võtavad mitukümmend aastat aega. Ja, aga Jumal ei unusta ära. Peeter, kindlasti sul on meeles ka mõni keeruline hetk koolist, kooli juhtimisest. Mis sulle meelde tuleb, kui sa nii tahad? No esimesena tuleb küll, et see meie kool tegutses ju esimese aasta ilusasti Tallinnas. Ja olime sellesse sisse elanud kenasti. Jah, teatud raskusi oli, et liidu mured seal keskuse kaudu kipusid tulema ka seminaristidele, aga sellest saime üle. Ja kui mina mõtlen, siis see liikumine oli minul elus jälle väga suureks õnnistuseks, sest ma olin just selle sügisel Lõuna-Eestis abiellunud, nii et vähemalt kellelgi oli sellest su kitsikusest ka palju rõõmu. No tore, jaa. Aga et ei oleks mitte ainult sellist rasket lugu, et kas sul tuleb ka mõni värvikas või isegi lõbuslugu meelde? No lõbuslugu on minu jaoks see, et eks ju õppejõud said ka palka. Ja see oli siis jäätise palk. Tähendab, 1 tunni eest said sa 1 jäätise osta. Nii et see oli lõbuslugu küll ja nii et vähemalt esimesel aastal oli tõepoolest, me töötasime täitsa entusiasmist. Sellepärast, et 1 aasta 1 õppetunni eest või tähendab 1 jäätis 1 õppetunni eest. See oli rohkem lihtsalt lõbus ja sai ka omavahel jäätis käia söömas ja eks sinu kodus ka. Ja jäätise söömine oli esimese aasta märksõna, ma mäletan. Oli küll, jah. See sellest vist oligi, et oli jäätise palk. Nii ta oli, jah. Ja aga siiski vendluse abiga ja sai korraldatud siiski rohkem või vähem söömist. Et tudengid ja me saime seal lõunat süüa, muud küll midagi. Eks järgmistel aastatel oli esialgu ka see palk üsna sümboolne, aga natuke suurem kui 1 jäätise jaoks siiski. Ja nüüd on see võrratult suurem, see palk. Ma just arvutasin praegu, et natuke rohkem ikka saab kui jäätise. Saab, jah. Aga kõik need ohvrid on ju mõttekad siis, kui see täidab mingit suuremat rolli või tähendust. Et kuidas sa hindad üldse seminari mõju praeguseks meie liidule ja meie kogudustele? Ja mulle tundub, et palju nendest unistustest on ikkagi täide läinud. Tähendab, kui vaadata neid pastoreid, kes on seminari lõpetanud, nende piibli tundmine on midagi muud kui algul, enne oli. See tähendab, seminar piibli tundmise osas on palju meie liitu rikastanud. Aga muude teadmiste ja oskuste osas samuti. Siis juba esimesel aastal sai korraldatud laste töötegijate kursusi. Ja esimese kursuse, ma täpselt ei mäleta enam, aga kuskil 60 ringis lõpetas. Neid õppis kuskil 100 ringis. Ja ma usun, et see oli meie liidu laste töö edendamisel siiski päris oluline asi. Nii et paljud ka koguduse vanemad, kes meil liidus töötavad, on ka seminari juba lõpetanud ja nii et... Ja me loeme praeguseks üle 120 lõpetaja aastast 89 kõrghariduse programmis ja täienduskoolitustes veel palju rohkem. Nii ta on, jah. Kui sa, Peeter, nüüd kõrvalt vaatad neid oma õpilasi, keda on ju päris palju olnud, mis sulle kõige rohkem rõõmu teeb?
siiski nende hulgas on terve hulk väga pühendunud inimesi, Jumalale pühendunud usuinimesi, kes usaldavad Jumalat ja see teeb rõõmu küll. On neid ka, kes on kuhugi ära kadunud ja kõrvale läinud. Aga selles osas minu mentor Adolf Pool ütles arvesta, et mitte kõikidest lõpetajatest ei saa Jumala riigi töötegijaid. Et see kaoprotsent tuleb lihtsalt sisse arvestada ja see ei tohi masendust tekitada, vaid julgelt edasi, ikka edasi. Ja nüüd ma küsiks veel tuleviku küsimuse, et kui sa vaatad neid, kes praegu õpivad ja kes loodetavasti ka hakkavad üha enam ka õpetamist üle võtma, et mida sa tahaksid neile öelda, mida sa tahaks neile südamele panna, meelde tuletada? Jah, nad on väga iseseisvad ja niikuinii teavad, mida tahavad. Aga siiski sooviks nii seminarile, et seminaris oleks rohkem piibliaineid. Ja et tudengid tegeleksid piibliga rohkem ja eksegeesiga ka. Sellepärast, et just eksegeesi küsimustes on ikkagi üsna palju viltuminekuid õnnetuseks. Nii et kui me piiblit tunneme ja usaldame pühakirja, usaldame Jumalat, siis ma arvan, et meie vendlusel on täitsa suur tulevik. Väga hea. Ja viimaks ma küsin seda, et kas sul on mõni asi, mida sa tahaksid rääkida, mida ma ei ole taibanud küsida? Jah, selle pakkumise sa tegid juba, kui seda teemat sai ette valmistada, aga kuskil peab olema ka üks ilus piir. Ja ma mõtlesin, et küll on hea, kui see piir on siiski just küsitleja poolt pandud. Okay. Sellepärast, et muidu võib-olla ma hakkan liiga palju rääkima. Et olgu siis nii, Peeter, paneme siis siia piiri ja suur tänu sulle selle aja eest. Ma usun, et see on intervjuu, mis on väga põnev vaadata ka veel aastate tagant. Võib-olla kui sina oled läinud ja mina olen läinud ja keegi leiab selle üles ja tuletab seda meelde. Kahju, et nende meeste intervjuusid ei ole võimalik vaadata, kes seminari 22. aastal avasid, sest siis ei olnud sellist tehnikat. Ei olnud, jah. Aga nüüd on võimalik ka kaua aega pärast seda meie tänast vestlust seda järgi kuulata ja saada osa sinu mõtetest. Aitäh sulle südamest selle töö eest, mis sa tegid, mis sa veel teed ja selle vestluse eest ka. Ja aitäh sulle ka.